Jah, see olen mina, Tarmo Kull. Ilmselt küsite, kuidas ma sellesse situatsiooni sattusin. Aga vot sellepärast, et ma lubasin ühe uurijaga koostööd teha. Lubasin neil Nikolai Tarankovi leida ning vastutasuks lasevad nad mu tingimisi vabaks. Pärast politseijaoskonnast lahkumist ma nende kõnedel enam ei vastanud. Jõudsin ringiga tagasi siia. Viimane asi veel korda ajada enne Eestist lahkumist. Noh, korras on. Jaa, lähme lihtsalt. Mis need kuked tahtsid? No, seda mida ikka, midagi ei ole muutunud. Rääkisin neile lihtsalt mingit sitta kokku ja jäid uskuma. Hea küll, no peas, et sa meid sisse räägid. Sergei, raha on kaasas või? Jah, loomulikult, mis märku jah? Ei no lihtsalt tead, ida poolt on suht pikk maa tagasi. Ära pane tähele, Meelis on mingi chicken shit. No mis sul hakkas? Poisid, teiega see võõras raha. Tahan seda nüüd tagasi saada. Iga pühapäev tood raha mulle, sulas. Kui minu osa on käed, siis ülejäänud saad endale. Ja kui perse läheb, siis läheb meelt sulnad ja korralikult. Kelle kraad? Kus see Kolja kodu on? Varsti oleme kohal, sa tahad, et ma näitan sulle kaardi peal, kus see on? Ei, no lihtsalt mingi peatuse võiks teha. Me oleme sõitnud tund pool ja sul on juba mingi häda või? Nii, kohal. Võtke kõik oma asjad. Näe, ma panin su koti kokku. Sina pakkisid mu koti kokku. Ei tead, Meelis pani. Loomulikult mina panin. On Kolja üldse siin? Loomulikult on. Tere, Oleg. Tulime Kolja juurde. Mu vanaisa ehitas selle maja päris enda kätega. Ta võttis sealt samast metsast need puud ja palgid, et mu vanaema ja isa saaks talvel soojas magada, aga nüüd tullakse minu rahu rikkuma. Kolja! Hea meel sind näha, sõber. Sind ka. Tein endaga paar külalist kaasa. Assoo. Aga tule võtta istet. Teeme nii. Tere, härra Tarankov. Mina olen Tarmo, see on Sergei. Me pidime teie raha eest hoolt kandma. Assoo. No aga näita ette. No, jah. Teate, loeme hiljem üle. Aga mul on parem plaan. Siin lähedal on üks rand. Võtame joogid. Naudime. Joo, kõlab päris hästi. Teeme nii. On ju ilus vaade? Jaa, väga ilus. Kahju, kui see on viimane asi, mis sa nägema pead, Sergei. No, mis mõttes? Rahakotis on täpne. Ja loomulikult. No siis pole muretsemiseks põhjust. Jah, just. Loomulikult, kui kõik on korras, siis pole ju muretsemiseks põhjust. Tarmo, eks? Jah.
ma ei ole otsustanud, kas sa oled tark või loll, aga proovi natuke soliidsemalt käituda. Sa praegu käitud nagu idioot. Ma pean selle vastu võtma. Jaa. Siin uurija Hunt, kuidas Tarankoviga lood on? No ma tean vaid seda, et ta pidi kuskile minema sõitma. Mind ei huvita, kuhu ta läheb. Mind huvitab, kus ta praegu on. No, ta seisab minust paari meetri kaugusel. Ja kust perses sa ise oled? Ma olen kuskil Kolja suvekodus, ma ei tea täpselt. Anna aadress. No, kust ma peaks teadma, ta elab kusagil keset metsa ju. Persse siis uurid välja. Kas on aru saada? Jaa, okei. Me võtame ta enne ärasõitu kinni. Sina teed kõik selleks, et Tarankov sealt minema ei sõidaks. Vastasel juhul lähed sina tema asemel kinni. Kes oli? Ema. Ja mis ta tahtis? Ta on haiglas, ta lõi oma pea vastu kappi. Nüüd ta on selle kapi pärast haiglas. No, kust kurat mina tean, kuidagi kukkus ja... Kuulge, hakkaks äkki minema? Võiks jah liikuma hakata, vaikselt jahedaks kisub. No olgu peale. Liigume. Tead, hoian neile kahel silma peal. Tunduvad kahtlased. Nojah. Tere hommikust, härra Tarankov, kas te hakkate minema? Sülendraan! Mis raha, ma ei tea! 10 tonni on puudu! Ei ole, ma luban, kõik on kohvris! Kus siis ülejäänud raha on? Ära Tarankov, päriselt 50 000 oli kõik olemas, ma ise vaatasin. Ja kus ülejäänud raha siis on? Kas teab, mis juhtub nendega, kes mind alt veevad? Ei, ma luban, ma teen kõik, mis vaja! Ära muretse. Sa juba heastad oma vea. Tead, sul veab, et sina oma näppudest ilma ei. Vigadest õpitakse. Palun ei! Palun ei! Ei tehti ma teen! Ära selliseid sitavaresid enam siia too. Ma vabandan selle pärast. Mine pane nad valmis. Saadame nad sadamasse. Arvad, et see on hea idee või? No eks näis. Vigadest ju õpitakse. Sadamasse tuleb 2 meest. Nad tahavad meie nähti jälle astu. Las nad lähevad rahal järgi. Mina seda sinu asemel ei teeks. Kurat, teed, mis ütlen, eks ole. Tai, ajage end püsti. Koljal on teile tööd. Ilma rahata tagasi tule. Sergei. Kaup.
Raha ennem. Kaup. Raha? Mis raha? Ma just andsin sulle kauba, nüüd sa pead mulle raha andma, see on see, kuidas ostimine käib. Niimoodi, jah. Käibi minevust. Mis see on? Sa pole varem telefoni näinud või? Meil on tehtud üks kõne. See oli eile. See on uus telefon. Kõnnitõuk, see oli hääl mees. Kõik on siin. Siis te kõigepealt keerate mulle sitta ja siis tapate veel mu kliendi ära. Ja mis veel? Võtke see raha ja tõmmake nahhu. Iga kord ei ole võimalik võita. Tuleb osata kaotada, et siis uuesti tugevamana naasta. Vahel teeme elus valesid valikuid. Enne kui me sellest arugi saame, võib olla juba liiga hilja. Minevikku me enam muuta ei saa, kuid saame muuta tulevikku, tehes selleks paremaid ja läbimõeldumaid otsuseid. Sa said laheda kaadri just. Ei saa see. Tervenisti. Ma sündisin kui turad sõdurid veel kõndisid. Mu kodupaandis ainult pätid polnud võmmisi. Mu esimesed sõbrad venkud eesti keelt ei rääkinud veel. Tuudor, poseeri! Leiba Eestit väärinud. Keel oli ühine, vaid käised üles käärides. Kuuluvusin samas, aga erinevalt väärides. Venkud hoidsid kokku, mitte kunagi ei kokku. Hoidas väljad kokku, kui oma sattus ohtu. Rütmisaadel tiksusid, liikusid nad vähehaaval. Hiljem alles taipasin, mis need visuhad tähendavad. Eesti poisid pigem tupik tänaval, lapsed otsivad tähelepanu, suure käraga lapsed. Skinnid olid tigedad, et tatikad nii sõgedad. Tahtsid